karjajuss, minu sõjariist oli vibupüss, kui vares Võnnus valitses, suurt karjad tallid talitses. Mina nägin teda tihti seal, kui käis tema oma põllu peal, ta mütsi ees oli nahast nokk ja käes oli tugev saksa topp. Meelest iial see, kui Orikas läks kartuli ja vanaemis kuri vaim, ka temal oli ninas haim. Ka tema teadis väga häst, et kartulisse käia pääst ja teised seast teadsivad, kus rukkihakid olivad. Ühel hommikul meil kõigil oli mõtte hull, et vana vares magab veel, ei eksita meid keegi teelt. Siis karjamaalt mina lippasin ja õunaeda sippasin, ei tulnud seda meeldegi, et sead teevad samuti. Püksid jalast kiskusin, häid õunu täis siis toppisin ja päris raske noosiga siis karjamaale jõudsin ma. Aga kus on sead nüüd, see oli esimene hüüd, mis Torik hevis kartulas ja teised rukkist rabamas. Jooksupissin nagu nool, ma kiriku mõisa põllu pool, sain vaevalt kätte Orika, kuid tuli vares tokiga. No küll see oli alles kõrvuleil, mis siis vast alles juhtus meil, mina Orikaga ühtlasi sain karjamaale tagasi. Aga vanaemis vaeseke jäi varesele küüntesse, küll vares vihas üsna kees, kui emise karraveles. Ta teda sabas sikutas ja kiriku poole nõkutas, küll siga hirmsalt kisendas, kui oleks kurat pügamas. Aga viimaks lõppes seanud, sest saba otsas harjas tutt ja õpetaja peosse, seda viis tema kiriku mõisasse. Siis pühapäeval kantslipäät, sealt kuulis rahvas järgmis häält, oh armas kallis kogudus, mul on üks tähtis kuulutus. Siga, kes on sabata ja karjapoiss, kes püksata, kes kätte mul neid juhatab, see 7 pattu andeks saab. Küll otsis patust kirikusaks, aga ikka jäi tema leidmatuks, nüüd alles vana mehena, ma võtan pattu tunnistab. Minu kura käele sattunud sikk, mul ole issand armulik, sa ise tookord nägid ju, kuis olin ma nii õnnetu. Mul mitu päeva valud kätt, no küll see oli üks raske patt, et kiriku mõisa õuluma ei varksi vana pükstega. Mind armas isa avita ja minu valu lõpeta, et taeva uksest sisse maa saaks oma patukoormaga.